Eeva Lepiku video kuulamine ärkamisest, vol 5. Mul ka rõõmu jaoks ei jätku raha. Ma räägin endast. Mul ka rõõmu jaoks ei jätku raha, kuigi kõik baasvajadused on kaetud. Et Eeva rääkis, et kunagi ammu tal olid kõik baasvajadused kaetud, aga rõõmu jaoks raha ei jätkunud. Mul on täpselt sama seis praegu selles Anastasia versioonis. Oi, pistjats. Koolitusi tahan võtta. Tahan veel õppida. Mu hing ihkab teha midagi, õppida, kuskil käia. Tegelikult mu hing ihkab reisida. Aga olen valinud siin olla. Mul on siin teekoolid augustini. Suvel on vähemalt tore siin. Nii. Kujutlusvõime ei ole fantaseerimine, kui sa kujutad endale midagi ette, mida ei ole olemas. Mina kasutan oma töös hüpnoterapeudina kujutlusvõimet. Ja läbi selle kujutlusvõime on võimalik ennast tervendada. Mina isiklikult tervendasin ennast ise kroonilisest põiepõletikust, mida arstid ütlesid, ei ole võimalik tervendada. Elu lõpuni on see. Jääd tablette sööma 2 korda aastas. Läbi kujutlusvõime, läbi töö sisemise lapsega, aastaga ma tervendasin ennast sellest probleemist. Läbi selle, et ma kujutasin oma meeles asju ette ja muutsin neid oma meele sees. Kuna meie meel ja keha on üks süsteem, mis töötab nagu sümbioosis, siis see kujutlusvõime ei ole lihtsalt fantaasia, mida ei eksisteeri. See reaalselt mõjutab seda, mis meie kehas toimub. See ei ole fantaseerimine ja see on tõde. Sa kõnnid ringi päriselt nii, nagu see 3D-sse maanduks. Seda mul on raske teha, sellepärast, et mul on raske saada seda olekut, kus ma juba oman seda raha. Ja ma nagu väga hästi ei saanud aru, kuidas seda teha, aga õnneks ta edaspidi on kirjeldus. Ma kirjeldan. Ta kirjeldas siin, kuidas seda tuleb teha, kuidas kõndida ringi nii, nagu see 3D-sse oleks juba maandunud minu kehasse, nagu see oleks juba reaalne. No mu kassile väga nagu meeldib siin olla. Ma ei ürita seda välist muuta, et lasta siin kõnnib siis on ja. Läkski minema kohe. Kohe, kui ma aktsepteerisin. Vaadake, juba Eeva Lepiku juba integreerub. Ma vaatan ennast nagu klooni. Siis ma mõtlen, kes selle kloonilt ikka hakkab midagi ostma. Ma ei väärtusta ennast. Ja siis mul tekivad ümberringi inimesed, kes ei väärtusta mind ja siis ma olen vihane nende peale. Ma ei pea endast lugu ja siis mul ümberringi tekivad inimesed, kes ei pea minust lugu, minu hinnast, minust. Ja ma trigerdun sellest. Asi on selles, et ma ise lõin neid oma reaalsusesse ja projitseerisin neid, sest teised inimesed on minu teadvuse projektsioon. Ma arvan, et päris ei ole, aga osaliselt on. Sest teised inimesed on teised inimesed, teised hinged ja neil on omad elud. Aga me puutume kokku läbi projektsioonide. Mina projitseerin, nemad projitseerivad ja me puutume nendest projektsioonides kokku. Projitseerime 11. Okay, whatever, next. Eelmine mina, kokku kukutamine, kes ütleb, ei saa, mul ei ole raha, see on võimatu.
eelmise mina kokku kukutamine, kes ütleb, ei saa, mul ei ole raha. Mis kokku kukutamine, kui hiljem ta räägib nagu aktsepteerimisest. Okei, jätame kõrvale seda praegu. Kui sa üritad luua raha jäädes ise mitte rikkaks, siis see on võimatu ja lõpeta muuta püüdmine. Ehk siis, kui ma teen mingeid tegevusi selleks, et luua raha, näiteks postitan. Hiljuti ma postitasin laagrid, et ma teen laagrid. Ja mitte ükski inimene ei kirjutanud mulle, et ta tahab sinna laagrisse minna ja siis ma lihtsalt olin nagu vaat. Siis ma lõin Taaro kursust. Postitasin, kõik tegin ja hästi vähesed kirjutasid ja avaldasid huvi selle vastu. Siis nüüd ma panen üritusi, postitasin ja ka nagu vähe huvilisi. Ja kui ma vaatan seda lauset uuesti, et kui sa üritad luua raha, siis ma ju tegelikult üritan luua raha, luua mingit väärtust, midagi tegevust. Jäädes ise mitte rikkaks ehk vaeseks, ehk siis oma südames, ma olen siiamaani vaene ja sellepärast mul tegelikult ei ole raha, isegi kui ma teen palju erinevaid tegevusi. Siis see on võimatu. Lõpeta muuta püüdmine. Ja ma püüan reaalselt muuta, sest täna ma ChatGPT-ga koos istusin tund aega või 2 tundi ja me lõime postituse, mis oleks nagu ideaalne minu sihtgrupile ja kõik need valukohad ja päris hea postitus. No vaatame, kas hakkab müüma või ei hakka müüma. Või ma reaalselt peangi hakkama neid sisemisi seadistusi muutma sellest vaesusest ja rikkusest. Tegelikult mul on juba ammu olnud soov panna hinnaks 500 eurot sessiooni eest. Aga mu meel ütleb kogu aeg, et see on liiga kallis, vaata turuhinda, bla 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 bla. Ja nüüd mul on ja minu konstellatsiooniõpetaja ütles, et normaalne on tõsta hinda 30% aastas. Ja ma võtsin seda kuulda. Ja ma mõtlesin, ma tõstan ükskord 15% ja siis hiljem 15% aastas. 15% ma tõstsin, oli enam-vähem normaalne. Aga nüüd ma tegelikult aprillis oleksin pidanud tõstma veel 15%. Aga ma tundsin, et ma ei suuda. Sellepärast, et mul oli tagasiside tuli, et see hind on 285 on megaränk. Ja ma läksin kettasse, mu meel läks sellega kaasa, mu ego läks sellega kaasa, sai riivatud. Ja ma tegin suure skandaali sellest, kuidas inimene ei pea hindadest lugu ja ma nimetasin teda ajuvigadega inimeseks veel. Tegin suure skandaali. Aga see selleks, kes teab, see teab, on ju. Aga see kõik on see, et ma enda sees ennast ei väärtusta, kuigi minu teenuse väärtus reaalne on juba palju kõrgem. Aga ma kardan seda ja mida ma kardan siis? Keegi ei osta mul midagi selle hinna eest, kuigi mu väärtus on selline. Ma ise ennast ei väärtusta, et ma ise ei väärtusta ennast seda hinda. Vot. Nii. See, mis on projektsioonis, ei saa muutuda, kui sina ei muutu. Väline ei saa muutuda enne, kui sisemine muutub. Lihtsalt on vaja teha see otsus, mis on päris. Otsus tuleb teha raku ja keha tasandil. Et sa ei vaata enam tagasi ja kui sa märkad, et su meel sõidab sisse ja hakkab ütlema, et äkki see ei õnnestu, siis see tähendab ainult, et oled jälle lihkunud tagasi. Vot täitsa perses, bled. Mu meel kogu aeg ütleb, et see ei õnnestu, bled. Sul see ei õnnestu, keegi ei osta, bled. Põu. Davai ikka. Tuleb veel.